Seda Loolale avastab osa toetab Hobimaailm. Tšau! Mul on täna kuidagi igav. Ma olen juba nii palju täna ära teinud. Ma olen joonistanud ja ma olen lugenud. Ma olen mänginud, ma olen isegi trikki teinud. Aga ikka on igav. Mul oleks vaja uut hobi. Mida ma võiks teha? No ma ei tea, ma olen kodus juba kõik ära teinud. Tead mis? Ma lähen hoopis õue. Äkki ma seal leian endale uue hobi. Mulle väga meeldib käia metsas, sest et metsas on alati, mida teha. Näiteks saab puu peal turnida või siis saab korjata igasuguseid, no vot, mis see on? See on meil tamme, tõru, vot täitsa mütsiga. Või siis saab otsida tigusid. Või siis saab vaadelda lehti. Ossa, muide. Tead, kui ma viimati käisin metsas, siis mets oli täitsa roheline, aga praegu on kõik puud muutunud kollaseks ja pruuniks. Mis neil viga on? Kas puud jäid haigeks? Vaata, siin lehe peal on roheline värv täitsa kadunud. Ma pean välja selgitama, kuhu kadus roheline värv. Äkki see roheline värv on seal kusagil peidus ja me ei näe teda. Ja äkki meil on vaja seda lehte vaadata hästi lähedalt. Ma tean. Ma korjan nüüd erinevaid lehti ja siis meil on vaja mikroskoopi. Meil on vaja mikroskoopi. Vaata, see on hästi põnev leht, siin on nii palju värve. Vaata, siin on, mis värv see on? See on roheline, siis mis värv see on? Kollane. Siis on see värv, näed siin. See on punane. Ja mis värv see on? See on pruun. Vaata, kui palju värve on ühel lehel. Me peame seda lähemalt uurima. Ma leidsin Haldja kodu. Lähme vaatame, kas Haldjas on kodus. Tere, Haldjas! Kas sa oled kodus? Vist ei ole praegu. Vaata, siin on lennukid, täitsa nagu päris, aga pisikesed. Tere! Ossa, vaata, milline lille auto. Vaata, millised puldiautod siin on. Nendega saab lausa õues sõita. Vaata, kui suured rattad, pehmed. Tere, rong! Vaata, see näeb välja täitsa nagu päris. Ta sõidab kohe jälle tunnelisse. Tuut. Siin on väikesed majad. Ja see, vaata seda. See on ju loss. See on, mulle tundub, et ma tean seda.
ma olen seda kusagil näinud. See on ju Kuressaare linnus. Näed, sellist maja saab ise kokku panna. Kuulge, ma ju tulin siia väga kindla asja järel. Ma ju tulin otsima mikroskoopi. Nii, see on hobipood. Kus võiks olla siin mikroskoop? Kas see on mikroskoop? Ei, see on hoopis teleskoop. Sellega saab kaugele vaadata, aga meil on ju vaja hästi lähedale vaadata. Meil on vaja mikroskoopi. Mikroskoop. Oh, ma leidsin selle. No lõpuks ometi ma saan oma lehti uurida. Nii, võtan selle. Kas see on mikroskoop? See on mikroskoop. Oh, minul on vaja mikroskoopi selleks, et uurida lehti. Ma tahan teada, miks need lehed lähevad siis kollaseks sügisel. Nii et mina ostan selle mikroskoopi. Ikka saab. Aitäh ja täiega! Ma jõudsin nüüd tagasi. Mul on nüüd olemas mikroskoop ja siin on need lehed, mida meie korjasime. Aga enne, kui ma hakkan neid lehti uurima, ma lähen uurin ühte väga tarka raamatut, mida kutsutakse entsüklopeediaks. Vaatame, mis seal on lehtede kohta kirjas. Lehed. Aha, nii. Ma kohe räägin sulle, mis lehtedega juhtub. Ma sain teada. Vaata, see leheke on meil mis värvi? Ja see leheke on mis värvi? Ja need on rohelised lehekesed. Lehekese sees on selline aine, mida kutsutakse klorofülliks. Roheline klorofüll lehtedes aitab päikesevalguse abil teha puule toitu ja sellist päiksega toidu tegemist lehtedes nimetatakse fotosünteesiks. Võtan siit sellise kollase lehekese ja panen siia mikroskoobi alla. Vaata, siin on sellised klaasid, mis hakkavad nüüd suurendama seda lehekest ja mina saan näha, mis seal lehekese sees on. Nii. Ma pean keerama seda nupukest siin, et see pilt oleks selge. Sa pead seda nägema. Vaata, see leheke lähedalt näeb välja nagu linn ja siin on palju teid. Kas sa näed? Selle linna rohelised elanikud, keda kutsutakse kloroplastideks, valmistavad kevadel ja suvel puule päikese abiga toitu ja siis see toit liigubki mööda neid teid puule. Vot siin ma näen praegu natukene rohelist värvi ka veel, aga see roheline värv hakkab juba vaikselt kaduma. See tähendab, et see puu juba sai küll märku, et nüüd on aeg juba talveks ettevalmistusi teha. Kuna sügisel päikest on juba vähem ja ilm on puu jaoks külm, kolivad rohelised elanikud lehtedest välja ja esile tulevad värvid nagu kollane, punane või isegi lilla või pruun. Kuna suvel oli lehtedes palju rohelist klorofülli, siis ei olnudki teisi värve näha. Et siin on punane värv ja natuke pruuni värvi ossa. Ja tead, aga veidikene rohelist värvi on ikka ka veel. See tähendab, et selles lehekeses veel mõned rohelised elanikud ikkagi elavad. Aga varsti nad juba kolivad välja, sest et talv on tulekul. Ja kuna lehek enam ei saa ka piisavalt vett, siis ta lõpuks lihtsalt kuivab ära ja kukub maha. Ja kui ta kukub maha, siis ta annab mullale väga palju toitaineid selleks, et see tsükkel saaks korduda jälle järgmisel kevadel. Vaata, Villi, lehed on nii värvilised. Aga aga kuhu roheline värv kadus?
vaata, kevadel ja suvel on lehed rohelised, aga sügisel, kui ilmad lähevad külmemaks ja päevad lühemaks, ütleb puu lehtedele, nüüd on aeg roheline mantel seljast ära võtta ja valmistuda talveks. Oota, aga kuidas siis need punased ja kollased värvid sinna lehe sisse said? Kõik need värvid olid lehe sees kogu aeg peidus. Küll on äge. Kui roheline kaob, siis saavad teised värvid särada. Vau, see lehe eluring on ikka väga põnev. Ja tead, mulle tundub, et mina leidsin endale uue hobi. Uurida loodust hästi-hästi lähedalt. Kas sinul on enda hobi? Mulle tundub, et kui inimesel on enda hobi, siis ta õpib nii palju maailma kohta. Ja hobid võivad olla ju väga erinevad. Sa võid midagi meisterdada, sa võid teha käsitööd või siis sa võid uurida. Või siis sa võid konstruktoreid ehitada või autosid ehitada või siis autosid lahti võtta ja siis ehitada. Ühesõnaga, leia kindlasti see, mis sulle meeldib. Aga mina jään nüüd siia neid lehti edasi uurima, sest et võt siin sellel lehel on, ma näen veel musta värvi täpikesi, ma enne ei näinud musta värvi täpikesi. Mis seal musta värvi täpikestes huvitav?